hommikust siis. Praegu on siis kell 8 ja täna on mingi 29 äkki märts. Ei, mitte märts, vaid aprill. Ja täna ma mõtlesin, et mul mees tagasi jõuab tööriista marketist, et siis lähen käin jõusaalis, mida ma pole üliammu teinud. Või noh, mis mõttes eelmine kuu tegin, aga see kuu ei olegi veel jõudnud, kuigi mul on see gym'i subscription olemas. Aga nagu teada, siis väikse lapsega alati ei saa. Ja kui mees teeb tööd kas, siis nagu keeruline kuidagi niimoodi ajastada neid asju. Ja õhtuti tavaliselt mul on tosti väljas, et ma lihtsalt ei jõua, nii et mul ongi see vaja hommikuti tavaliselt ära käia. Sest õhtul mul nagu ei ole väga motivatsiooniga enam sinna minna, eriti kui on nädala sees ja tead, et jõusaalis on mega palju inimesi, siis nagu väga ei kipu sinna minema. Aga ma näitan teile, mis ma tegin. Eile terve päeva tegin siis murulaugu soola ja nüüd täna siis blenderdan selle ära. Paneme siis selle soola siia sellesse blenderisse, et siis kui ma tagasi tulen, ma blenderdan, sest ma praegu ma ei julge väga blenderdada, kuna Leo kardab seda blenderdamist. Näita, et mis raamatut ma praegu loen. Ma loen praegu siis Emily Henry seda Beach Readi. See oli vist eelmise aasta mingi selline populaarne raamat. Ja praegu nagu mulle meeldib, üldiselt ka meeldivad Emily Henry need kirjutatud raamatud. Nii et ma arvan, ma tahaks veel osta tema raamatuid. Ja ma eile tegin ka Rahvaraamatust tellimuse. 4 raamatut siis tellisin. Et oli mingi see mingi pakkumine, et 20% e-poes alla ja mul kutil oli veel kinkekaart ja ta nagunii ei loe nii palju ja ütles, et ma võin ära kasutada. Nii et ma kasutasin selle ära ja siis saingi põhimõtteliselt 4 raamatut 9 euro eest, nii et väga hea. Nüüd on mul jälle palju raamatuid, mis ei ole veel loetud üldse mul seal raamaturiiolis või see ei ole päris raamaturiiul, aga selles riiolis, mis mul üleval on siis palju ka lugemata raamatuid, et sain just eelmine vlog veel näitas just teist raamatut, et sain tolle läbi. Mina annaks sellele raamatule, mis oli siis Emily Henry Funny Story, annaks 4 tärni 5 tärnist. Et mulle tegelikult väga meeldis, oli lihtne lugeda, hästi kirjutatud ja mulle meeldis seda raamat ja see raamat ka praegu tundub, et meeldib. Aga ja nii palju siis minu raamatusaagast. Ma teen teile oma taimedest ka update'i, sest mulle nii meeldib nendega tegeleda. Nii, mu taimesaaga siis, seda ma üritan siin elustada. Kui kellelgi on mingeid nippe, kuidas seda elustada, siis võib anda teada. Siis siin peaks kasvama basiilik, siin mingi selline salatiline äkki oli. Siis kuulge, teie 2. Leo tõmbab neid neid kammapaljasid välja, siis Riio sööb ära kõik, kui need jäävad vedele. Täitsa lõpp. Riio ei tohi. Istu. Tubli poiss, istu, oota. Nii, siin on veits pime, aga siin on mul mu hernekesed, juba päris suured poisikesed ja ma lähen näitan, mis mul üleval kõik teised taimed teevad. Nii, siin on nagu mingi see hein koos tomatitega, et need on siis tomatid, need sellised. Et siin on küüned ära tulnud, ärge pange tähele. Siis siin on üks ja siin on nagu erinevad sordid ka, ma panin 2 erinevat sorti, üks punane ja siis teine kollane. Ja siis siin on mul vist on mingi see äkki kale peaks olema ja siis siin peaks olema till ja siis siin lihtsalt see mingi lihtsalat. Ja siis see ongi mu raamaturiiul, et see Funny Story, see sai mul nüüd läbi ja siis siin on veel
et see on mul loetud, see teine osa on lugemata, siin on mul pooleli mingid raamatud, mul on kokaraamatud, siin mu investeerimis, need ajakirjad, investorid, siis see on lugemata, see on ka pooleli, see on loetud. Olen koju jõudnud, käisin jõusaalis ära siis ja pesus ära, uksed ei pesu veel, peaks täna tegelikult muidugi pesema, aga mul ei olnud aega, seepärast et Leo tahtis süüa ja nüüd tegin endale ühe väikse kohvikese ja kohvi, nagu ikka mul plaan, teen siin igapäevaselt endale ja nüüd mõtlen, et võib-olla vaatan midagi telekast või võib-olla loen. Ma ei tea, mida kumba teen. Võib-olla ma teen mõlemat natukene, et ühte natukene teist. Ja siis peaks hakkama juba tegelikult tegema niimoodi lõunasööki, mis on siis ka jääb õhtuks. Teeme siis hauli, mida me ostsime, või no mida ma ostsin, raamat, kõigepealt The Striker, siis see Fourth Wing, siis The Naturals ja siis Happy Place, Emily Henry raamat. Nii, siis on siin Medironi pakk, kus on Leole asjad, ehk siis, mis siin Leole on, kõigepealt päikseprillid, siis Knife'i need rätikud ja siis ka mingi selline looduslikum pleki eemaldaja. Proovime, kas see saab plekkidest jagu, seepärast, et mul ei ole ühtegi pleki eemaldajat, või noh, mul ei olegi ühtegi pleki eemaldajat ja mul on Leo riided on natukene, nagu te teate, kakased. Nii et vaatame, kas sellega saame maha neid plekke, mis on sattunud. Ja nüüd on lõpuks ometi olemas uued niisked lapid. Vaatame kohe Leole, kas päikseprillid kas sobivad. No nii, poja. Päikseprillid sulle, et saaksid väljas paremini hakkama. Piu. Ops. Vaata, võtame nüüd kummijõigaterasid. Cool kid oled nüüd. Sa oled nii cool kid. Leo on nii lahe, näeb välja nende väikse prillidega.
laupäev, 30. aprill ja on juba lõuna põhimõtteliselt, nii et ma olen ära joonud oma kohvi. Hommikusöögi oleme ära söönud. Leo on juba ühe korra olnud ärkvel, nii et ta on esimene toidu praegu, ta on peaaegu 1,5 tundi toidunud. Ma olen raamatut loenud, olen heegeldanud, olen oma päeviku värki teinud. Seal on natukene veel nokitseda, siis on selline põhiosa valmis. Ja siis on ainult sellised lisalehed vaja teha ja saab juba vaikselt tegelikult proovida printida, et millised need välja näevad, kui paberil on. Et kas on vahed kõik õiged, kui on liiga väiksed, tuleks teha ümber natukene midagi. Aga jah, kuna mult osteti jagast üks asi ära, nimelt see Tupperware küüslaugupress. Et kui keegi tahab mingeid Tupperware asju, siis mul jagas on veel mõned alles. Et seal müün praegu need jäägid, mis mul on alles, müün siis seal maha. Et pakin selle ära ja siis kui Leoga välja lähme jalutama, siis viime ka selle paki ära. Selline see pakikene saigi. Nüüd tuleb lihtsalt viia pakiautomaati ja panna teile. Leo, äratus. Nii et ma teen siis kiire ülevaate teile. Nacho krõpsud, kuna teeme täna chili con carnet, siis erinevad alkoholivabad joogid, kuna oli mingi pakkumine, ehk siis võtsin fastbrauset, selle sai sealt kingituseks, mingi Patarei juice ja vist mingi energiajook. Siis võtsin ka selle Saku Ice'i, laimi ja mündiga, et proovida see mingi uus. Siis Kreeka jogurtid 2 pakki, siis skirri võtsin, 2 võtsin selle kirsi oma. Ja siis 2 võtsin, tähendab 1 võtsin maasikama, siis röstsaia, porgandit, pesto, jäätisse, half-baked, Ben & Jerry's, kodujuust, jäätisel oli ka kampaanias, ma võtsin mingi Dubai šokolaadi jäätise, 1 selle limpa jäätise, 2 koorejäätist, siis võid, kuna ammu pole proovinud seda Kinder Maxi kingis, võtsin seda proovida. Riivjuustu, mis riivjuustu? Riivsaia pole, on vaja, et sai eelmine kord otsa, kui tegin. Siis tomatit tükeldatud, mis iganes ostsin kapsast. Siis siin on kõik lihad mul, 1 kanasink, siis snitsli jaoks broileri kintsuliha, siis kanafilee, kanahakliha, pelmeenid, et need on ülihead moorust, kanapelmeenid odrajahuga. Siis Vahemere ürdisegu, forte juust, et teha pestot, vahukoor, pirn, banaan, siis feta juust, jahu, koka 2, kaerapiim, tavaline piim ja siis see kõik kokku läks mingi 70 €. Ja. Kuna Leo magab nüüd, nüüd jäigi need teise päeva unne ja tal tavaliselt ongi praegu olnud viimase 2 und, siis ma teen endale, ma arvan, supi soojaks, panin kõik asjad muidugi ära nüüd juba külmkappi, teen endale eilset supi soojaks. Okei, aga mul on vaja selleks 2 kätt. Õhtusöögi valmistamine, teen siis chili con carnet, ma teen veits teistmoodi, mitte retsepti järgi, nagu enda maitse järgi põhimõtteliselt siis, et siin on küüslauk, sibul, kanahakliha, siis panen natukene porgandit, siis panen ube,
ja tomatikastet või purustatud tomateid paneme ka siia sisse ja siis tšillit ja no maitseained erinevad, nii et selline ta ja no ongi varsti näete valmis tulemust. nii, see on siis see chili con carne ja siis nüüd see peaks siin podisema mingi aja ja siis on valmis ja siis tuleb muidugi maitsestada ka. Võib-olla lähen poest ostan seda chili con carne maitseainet Santa Maria oma. Aga muidu ma panin siia praegu chillit, pipat, soola ja see on kõik praegu. Ostsin juuretise, et hakata tegema hapusaia ja praegu tangime. Ma näen välja nagu väike ghost praegu, aga me käisime Lõunakeskuses, me käisime ka raudtas ja ostsime tihendid ka raudtast ja Leol on tuduaeg ja me oleme veits hilja peale jäänud ausalt öeldes. Kuulete ise ka, et ta siin nagu suigub vaikselt. Okei, ma tõmban nüüd täna siis selle vlogi otsad kokku, et täna on juba see 3. päev alganud. Aitab küll, ma arvan, et piisavalt pikk. Ma loodan, et teile see video meeldis, see vlogikene. Pange like, pange subscribe, kui meeldis video ja näeme järgmine kord.